No nii, minu selle tänase päeva 3 tundi niitmisteraapiat on läbi. Hommikupuder on kõhust välja läinud, kõht on tühi, janu on peal, treening on tehtud. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaart sealt kaugelt metsa äärest. Ausalt öeldes ma ei tea, kui suur ala see on, aga see viimane kaar siit oli ikkagi päris pikk tulemine. Ja kui sa satud seda videot vaatama, oled spordiinimene, käid jooksmas, käid rattaga sõitmas, teed jõusaali treeningut. Nädalavahetused ju tihti on sellised pika treeningu päevad, kus sõidetakse rattaga, ma ei tea, 3, 4, 5, 6 tundi. Jooksutreenid on pikemad, tehakse üks korralik pikk treening. Miks mitte mitmekesistada oma treeningut vikatiga niitmisega, kui sul on maakodu, suvila, suurem mingi ala, kus niita heina. Miks mitte panna 3 tundi vikatiga? Vali endale koormust, vali tera pikkus, vali kaare pikkus, vali milline hein sul on, kus sa niidad. Vali koormust, kui kiiresti sa niidad, kui palju sa puhkepausi teed. See on madala intensiivsusega mõnus aeroobne treening. Ma kujutan ette, et see on tohutu võimalus mitmekesistada enda rutiinset treeningplaani, tulla mustrist välja. Olen ise ka rattaga sõitnud, jooksmas käinud, et tegelikult see mitmekesisus ja siuke vaheldus on nagu võti, et su vaim oleks puhanud. Tahad pikemat treeningut, tee väike paus, pane veel 3 tundi otsa, niida päev otsa 8 tundi, 10 tundi, kui sul ainult heinamaad on. Miks mitte, et see on madal intensiivsus, sul on hea füüsiline vorm, küta minna, anna minna, et ma arvan, et see on kasuks su füüsisele treenitusele, su vaimule. Aga minu treening, 3-tunnine treening, tänaseks minule piisab. Sain mõnusa teraapia ja tänan vaatamast.